Jopsi, Miikal siin. Täna me testime seda elektritõuksi, mis meile saadeti, et katsetada, kuidas see peab vastu skatepargis. Aga kuna skatepargid on praegu kinni, siis me läheme sõidame hoopis tänavatel. Nii et tulge kaasa. Vaatame, mitu kilti tunnis saab siis. Let's go! Nii, vaatame nüüd, kui hästi pidurid töötavad. Sõidin täie hooga Eeriku poole ja vaatame, kus ma saan seisma ka. Okei, pidureid peab veits veel timmime. Aga tagumine pidur on ka. Okei, testime sellega ära, vaatame, äkki tagumine pidur on parem. No seni me oleme teada saanud siis, et täiskiirus 30 kilti tunnis, piir on peal, rohkem välja ei lähe. Mäest sai üles, mäest sai alla. Ma ei teagi, mis sellega veel teha saab. Tagurpidi sai ka sõita, aga ainuke miinus on see, et vippi küll teha ei saa. Gäädem, paeks seits gaasi ka juurde. Võigas värkne. Siin talla all on üks jalg. Mul ei mõte sellega proovida grindi või slaidi. Ma ei tea, mis sellest päris täpselt saab. Aga vähemalt sellel on signaal, kuuleks seda. On hirmutav või? Ma küll tuleks eest ära. Me oleme teinud grindid, me oleme teinud drifti, slaidi, manuaali, aga me pole teinud veel korralikumat hüpet. Siin on enam-vähem koht olemas. Nii et loodame parimat, et need amordid peavad vastu sellele karmile hüppele. Let's get it. Panen selle puhul isegi lisafunktsiooni Stay lit. Uskuge või ärge uskuge, aga tõukaratsel ikka veel töökorras. Natuke koliseb küll. Aga noh, jääb asja ära, proovime tagurpidi ka sõita. Kus see gaas nüüd on? Kässarid ka. Vähemalt sellel on jalg, nii et püsib päris kenasti. Nüüd on aeg võtta siis järgmine spot, ma arvan, see jääb kuskile. Vaatame. Nüüd me oleme jõudnud siis natukene karmimale pinnale, milleks on siis muru ja maastik. Üks päris kabe mägi ja ma siis testin, kui hästi saab see mäest üles ja siis muidugi ka, kui hästi saab see mäest alla. Nii et pöidab pihku ja jääme ellu. Ma ei tea, muru peal on see ikka suht nadi. Ma panen 3. käigu, kui nüüd ka koha pealt ei võta siis. No ülesse siit küll mingil juhul ei lähe, aga äkki ma saan siit alla tulla vähemalt. Vaatajad, olge minuga siis. Loodan lihtsalt mul esirats kuskil kinni ja muidu mul on eriti pekkis. Okei, here goes nothing. Veitsa nõka. Vau, gaas jäi peale, mida? Raune maa nüüd. Nüüd me leidsime siit ühe kitsa ääre, mille peale võiks siis proovida natukene tasakaalu sõitu teha selle masinaga. Nagu näete, siis siiamaani on see päris kenasti vastu pidanud. Ja vaatame, kas siis sellega on ka mugav tasakaalu hoida. Ja loodan, et enam gaas peale ei jää, sest ma ei saa aru, kas seal on mingi peidetud püsikiiruse hoidja või see lihtsalt gaas jäi peale, nii et... Läheb. Siin kohal tuleb pidurid kasuks. Nagu te näete, siis ma olen treenitud tsirkusartist, sõidaks köie peal ka samamoodi. Wow! Nüüd on mingi silt ka. Tuleb välja, et siin on ka kokkupanemise võimalus, millest ma sain just hetk tagasi teada. Siin on taga ka mingi. No näed, funktsionaalsus tuli välja. Ideaalne. Ma lähen nüüd võssa vahepeal. No nii, nüüd on aeg siis põnevaks kiirendustestiks. Meil on siin siis operaator Erik Mumm, kes on minust kenasti 2 meetri kaugusel. Ja nüüd meil on siis plaanis panna joonele see elektritõuks ja minu tõukamobiil, kus ma panen siis oma hobujõud siin samas vastamisi selle tehnoloogia ime vastu. Meil on siin umbes 100 meetrit siledat pinda, me alustame sealt, tuleme täie tormiga finišlaini poole
ja vaatame, kes siis enne seda liini ületab, nii et tehke oma panused ja let's get it! 3, 2, 1, läks! Elagu lihased! So long, sucker! Ajan ta tappa! Ma ei näe! Jesus! Tai tšau siis! Tai 3 kuud tege. Tai Mersuga joonele. Mitä? Oi, aku ongi tühjaks saanud. Tähendab seda, et siit vist peale edasi päeva. Aga sellegipoolest oli väga vahva päev selle elektritõuksiga. Sai katsetada küll, tundub, et peab vastu küll tänava tingimustes ja maastikul saab ka nippa-nappa hakkama, nii et tehnilised andmed jätame siia video alla ja kui meeldis, pange meile like, share, subscribe ja näeme järgmine kord.